kuidas tegutseda hirmust hoolimata ehk kuidas kriisiolukorda enda kasuks pöörata vol 9. Minu nimi on Roland Toko, olen Eduakadeemia üks asutajatest ja olukord, kus me täna oleme, on eriline ja kui varasemaltki oli väga paljude inimeste jaoks suur probleem see, et hirm hoidis tagasi ja siis tänane olukord on veelgi hullem, sellepärast et nii palju on teadmatust, nii palju on seda, et kuidas asjad minema hakkavad ja kas kui ma midagi välja panen, midagi uut teen, kuidas see minema hakkab ja hirm kipub tagasi hoidma. On ülimalt oluline võtta endal julgus kokku ja astuda sellest hirmust üle. Ma jagan sinuga ühe story. Me eelmine aasta tegime Eesti läbi aegade suurima koolituse Saku Suurhallis 4200 pluss osalejat ja Robin Sharma raamatu lugu mungast, kes müüs oma Ferrari autor oli selle peaesineja ja kui ma selle esineja diili sain kokku lepitud, siis ma sain ta mitmesse riiki ja see oli üks põhjuseid ka, miks me ta Eestisse saime, sellepärast et tänu sellele me saime ta hinda veidi soodsamaks ja kui sa ei tea, siis sellise taseme tegijate esinemistasud on ükskil 125 000 või rohkem dollarit ja mul õnnestus ta saada temaga diil, et ma saan teda kuni 5 riiki viia. Lõppkokkuvõttes, mis juhtus, oli see, et ma sain ta 3 riiki, aga meie kokkulepped nendega olid siis see, et vastavalt siis iga riigi kohta on mingisugune summa ja 5 riigi puhul me saime kokkuleppele, 4 riigi puhul siis vähenes see võrdeliselt, aga kui me jõudsime 3 riigini, siis nad ühel hetkel ütlesid, et ei, et nad enam nii palju ei ole nõus nagu vähendama seda summat, vaid nad tahavad saada sellise summa, vahet ei ole, kas see on 3 või 4 riiki, ehk et sisuliselt 1 riigi võrra ma peaks nagu justkui selle tasu juurde maksma. See ei olnud just kõige toredam olukord, sellepärast et arvestades neid summasid, siis see oleks olnud väga-väga suur kaotus. Või siis teine variant, mis sellest oleks võinud juhtuda, on see, et ühel hetkel ütlevad nad, et hea küll, Sharma siis ei tule lihtsalt sellepärast, et me ei saa kokkuleppele ja nii edasi. Ja me olime just sellel hetkel alustanud piletimüüki Eestis. Väga hea olukord, väga hea hetk seda teha. Ja tegelikult, mis veelgi hullemaks seda tegi, ma ei saanud 10 päeva vastust sellele, mis siis sellest saab, sest ma pakkusin mingid erinevad variandid välja, kuidas see asi võiks laheneda ja 10 päeva ja samal ajal me piletite müük käis. Hirm oli päris suur, ma ei saanud mõnel ööl magada normaalselt, oli sellist muretsemist, ärevust ja nii edasi, kõike tunda. Aga üks oluline asi, mis ma selle juures tegin, oli see, et ma säilitasin selle usu ja ma tegutsesin edasi. Me jätkasime piletimüüki, ma ei jaganud seda suuresti oma tiimile, sellepärast et hoida seda nii-öelda innustust ja sellepärast, et see meil läks väga ilusti see asi käima, me 2 nädalaga müüsime üle 2000 pileti ja see hoog oli sees. Kui ma oleks pidurit tõmmanud, kui ma oleks hirmul lasknud üle võtta, siis me tõenäoliselt ei oleks seda nii edukat piletitega väljatulekut teinud, me ei oleks seda nii suurt sündmust tõenäoliselt teinud. Ehk et õppetund sind sellest kohast on see, et kui sul tekib selline olukord, mis tekitab sellist tugeva hirmu ja sa tead, et sa tegelikult pead edasi liikuma, siis liigu edasi ja usu sellesse, et sa leiad lahenduse, usu, et tuleb mingisugune asi ja tegele nende asjadega nende tekkimise järjekorras. Ehk et kuigi ma tean, et see oli selline, mis nüüd saab edasi olukord, siis ma uskusin, et see laheneb mingil moel, me leiame mingisuguse võimaluse ja me parem müün need piletid ära ja ütlen, et näete, nüüd on olukord selline, et meil on juba nii palju inimesi sellele sündmusele tulemas ja leiame mingi lahenduse. Versus see, et ma hakkan siis tõmbama tagasi, et lõpetame piletimüügi ja ajan tiimile hirmu nahka ja teised inimesed ka nii-öelda siis ärevile, et mis nüüd toimub, mis edasi saab ja nii edasi. Ehk et mis iganes see olukord on, sa leiad lahenduse ja kasuta seda hirmu enda selliseks katalüsaatoriks, et edasi liikuda ja asjad ära teha. Nii et tegutse hirmust hoolimata. Kui sa tead kedagi, kes peaks seda videot nägema, kuulma, siis ole ja jaga seda ja näeme juba õige pea jälle. Tšau!